härra leiame, et te jutlustate liiga palju ühel samal teemal. Et teie jutlused on valdavalt Jeesusest, et kas te olete kaalunud, et te võiksite natukene see ampluaad laiendada. Ja siis ta ütles selle peale, aga vastus oli ei, mul ei ole millestki muust rääkida. Mul ei ole. Ma tunnen täna hommikul natukene samamoodi ennast, sest ma kavatsen taas talentides jutlustada. Aga ühe teise nurga alt ja sellise nurga alt, mis võiks aidata meil täna siit ära minnes, omada väga palju selgemat pilti sellest, kes me siin oleme ja mida me teeme. See läheb jätkuvalt kõik väga hästi kokku selle samaga, mida me eile siis ütleme seminaril rääkisime, see, mis on ka pastorite südames, see, mis on Jumalal selle koguduse jaoks, see, mis on targa juhtimise printsiip, see läheb kõik sellega kokku. Aga talendi lugu on üks ääretult huvitav lugu, sest see ei ole lihtsalt üks tähendamissõna, vaid see on tegelikult nagu kõiki meie elusid puudutav lugu. Kes ma siis olen ja mis ma siis teen ja mis on siis tähtis ja kõike seda puudutab. Aga kujutage ette ühte tooli, ühte tugitooli näiteks. Mitte oma tooli ega laenatud tooli. Sa istud selle peal sõbra juures ja see on tema kõige kallim tool. Käsitööna valmistatud, aastakümneid perekonnas olnud, hästi hoolitsetud, hooldatud, hoitud ja sulle öeldakse nii. Istu, kasuta seda tooli, aga tea, et see ei ole sinu oma. Ma tulen sellele järgi. Nüüd on sul tegelikult suhtumise mõttes kaks võimalikku suhtumist. Üks on see, et sa mõtled kogu aja ainult sellele, kui sa sellel toolil istud, et see pole minu oma. Sa oled kramplikult selle istud küll toolil ja mõtled, et sa ei taha seda mitte mingil juhul ära kulutada. Ja ütleme nii, et ei sea ennast sisse. Tool jääb sulle tegelikult võõraks, isegi kui sa istud sellel. No pole ju minu oma. Ei tohi ju liigutada. Ja teine on see, et sa unustad, et see on laenatud. Ja mis sa tegema hakkad rääkima oma toolist, minu tool. Sa isegi muudad selle ümber, müüd võib-olla kellegile edasi, unustad, kust see tuli. Aga milline on siis see õige suhtumine? Õige suhtumine on see, et sa istud täiesti vabalt sellel toolil. Kasuta täpselt selleks, milleks see on ette nähtud, aga sul on kogu aeg meeles, kelle oma see on. Omanik tuleb tagasi ja sinu rõõm on, et tool on hästi hoitud. Ja võib-olla isegi paremas seisus, kui sa selle said. See tool ongi tänane tekst. Matteuse evangeeliumi 25. peatükk, 14-23 salm, talendi lugu. See on meie tänane tekst. Tähendamissõna talentidest. 3 sulast, 1 isand, kes läheb teele ja usaldab tohutu suure varanduse sulaste kätte igale ühele tema võimekuse järgi. Rõhuasetus igale ühele võimekuse järgi. Täna me vaatame seda teksti läbi, mitte siis, me ei vaata seda läbi saavutuse prisma, et tegi 5-st 5 ja 2-st 4, vaid vaatame seda kui usalduse prisma. Kui ma hakkasin selle tekstile mõtlema veel, et mis siin veel peidus on, siis tuli mulle see vaade, et aga siin on üks sõna, mis mind kuidagi rahule ei jäta. Ja vaatame, mis sõna see siis on. Sest lõpuks, kui isand tagasi tuleb, ei ütelnud ta mitte ühelegi sulasele, et vaata, kui tubli sa tegid rohkem kui teised.
või teine. Huvitav on see, et ta ütleb mõlemale sulasele täpselt sama lause, lihtsalt kordab 2 korda see sama asja. Tubli, sa hea ja ustav sulane. Ja see, mis nüüd mind köitis, on, sa oled pisku üle ustav olnud. Ma panen sind palju üle, valitsema, mine issanda rõõmusse või mõnes tõlkes rõõmupeole. Kuule seda uuesti. Siin ei öelda, et sa olid edukam. Valdo, sa olid edukam. Heini, sa olid edukam. Veronika, natukene paneme veel, et see edu elamust ikka saada. Et isand, kui tagasi tuleb, siis ütleb, et mitte, et sinu tulemus oli parem kui kellelgi teisel, vaid ustav. Ja mis mind siin võib-olla siis kõnetas, oligi aga piskus ustav. 2 korda sama sõna 2 erineva tulemusega sulasele. Tänane jutlus räägib meile täna sellest, et meile on usaldatud vara. Iseloom areneb, kui keegi ei näe, mis on pisku tähendus ja kuhu see kõik peaks meid välja viima. Kus me siis lõpuks peaks jõudma? Ja Salm 14 ütleb nii, et otse kui inimene, kes siis enne ära reisimist kutsus oma sulased ja andis nende kätte oma vara. Pane nüüd tähele, siin on hästi öeldud, kelle vara ta andis? Oma vara. Mitte sulaste vara, mitte neile kuuluva osa, vaid ta andis oma vara. Ja huvitav on veel see, et ta ei liigutanud omandit. Omand ei liikunud üle sulastele. See on kogu loo alus. Ja minu meelest, kui me selle siin täna vahele jätame, siis me kaotame kogu selle tähendamissõna mõtte ja arusaama. Vaadake nüüd, see talent, mis sul tuleb hästi välja, see loomu omane osa sinust, mille poolest teised sinu kätt otsivad, sinu abi paluvad, ei ole sinu oma. See on sulle usaldatud. Sa ei ole seda leiutanud. Sa said selle. Ja mitte selleks, et sa leiaksid oma identiteedi. Ohoo, nüüd ma tean, kes ma olen. Ma olen see, mida ma teen. Ma olen ehitaja, ma olen raamatupidaja, ma olen finantsist, ma olen ettevõtja. Need on laenatud anded, kapital, mille kohta ühel hetkel tuleb aru anda. Ja minu meelest siin peitubki see pinge, mis meid kõiki puudutab ja see pinge on selles, et kas ma näen oma aega, oma andi, asju, mida ma oskan enda omana ja kulutan täpselt nii, nagu tahan, või kui usaldatud vara, mille eest ma vastutan. Ja see vahe ei ole väike, sest minu meelest see muudab kõike ja eriti seda, kuidas sa hommikul ärkad. Kui talent on sinu omand, siis mis me teeme? Me hakkame mõõtma seda vastu teiste talente. Palju sul on? Veronika, palju said? 2, sa said 5. 5, oi. Kui talent on usaldatud vara, siis sa hakkad mõõtma seda ustavuse vastu. Kas ma kasutan seda, mis mul on, hästi, sõltumata sellest, palju mul seda on? Ja siin on see koht, kus tulekski rääkida sellisest ehedusest, päris asjast, selle vastu, mis paistab päris. 2 sulast said erineva koguse, 5 ja 2. Ja kui üks neist oleks üritanudki teeselda, et see, kellel oli 2, et tal on 5,
oleks täielik katastroof selleks ajaks, kui isand tagasi tuleb. Mida see ehedus tähendab? Mida see siirus tähendab? Mida tähendab see päris olemine? Päris olemine tähendab seda, et sa tead täpselt, palju sulle on talente antud. Ja ma ei mõõda seda võrreldes, palju kellegi teisele on antud. Kolmas sulane ju muideks ei rikkunud talenti ära või ta ei teinud seda midagi pahasti. Ta mattis selle maasse, ta ei kaotanud seda, ta lihtsalt ei kasutanud seda. Ja siin isand ei nimeta teda üldse kurjaks või argaks, saab varganägu, vaid ta ütleb, et sa laisk ja kuri sulane. Nii et patt on tegevusetus. Patt on hirm tegevusetuse ees või tegevusetus. Hirm tegutseda. Ja tegelikult teine patt oli väär arusaam selle ees, kes isand on. Tegevusetus, sest hirm valitseb su üle ja arusaam või vale arusaam sellest, kes on Jumal. Ja see ongi alus, millele kogu see jutlus toetub. Sa oled saanud midagi, mis ei ole sinu oma. Ja küsimus ei ole, kui palju ma sain, vaid mis ma sellega teen. Kallis kogudus, mis ma sellega teen, mis mulle on antud. Teades, palju seda on ja teades, kellele see kuulub. Liigume nüüd natuke sügavamale selle iseloomu osa juurde. Tähendamissõna räägib ainult sellest, mis juhtus, kui isand oli ära. Mitte sellest, kui ta oli kohal, kui ta oli paigal, vaid sellest, kui teda ei olnud. Ja minu meelest see on väga oluline detail. Miks? Nad tegutsesid sellel ajal, kui mitte keegi ei jälginud neid. Teisisõnu, isand oli kaua ära, salm 19, võib-olla aastaid. Ei olnud kedagi, kes neid kontrolliks, kas nad kauplevad ustavalt või pillavad. Iseloom on see, mida sa teed siis, kui keegi ei jälgi. Kui keegi ei vaata. Ja ma saan aru, meie ajastu on tegelikult täiesti vastupidi selle üles ehitatud, et kui sa võtad sotsiaalset meediat või avalikku kuvandit, siis kõik õpetab mõtlema hoopis nii, et see, mida nähakse, on tähtis. See väline kuvand on kõige olulisem või see loeb. Aga tähendamissõna õpetab hoopis täiesti midagi teistsugust. Väärtus luuakse vaikuses, tunnistajate ja ilma aplausita. Ja siis, kui isand tagasi tuli, siis sai see kõik järsku nähtavaks. Paneme selle hästi praktilisse keelde. Palvekamber. See üksildane koht. Võib-olla ka see koht, kus pole kõlarit ülistusmuusika jaoks. See on koht, kus ainult Jumal näeb, kas ma palvetan või ma palveta, kas ma olen ustav või ma ei ole. Ja see kandub avalikku ellu. Mitte vastupidi. Et kui me üritamegi ehitada sellist avalikku iseloomu, vaadake Elarit, vaadake mind sellisena, ilma varjatud iseloomuta, siis mida ma olen võimeline tegema, ja sina ka, on ehitada fassaadi. Aga see pole maja. Ja me teame väga hästi, mis juhtub maja ehitajatega, kes ehitavad ainult fassaade. Mis juhtub, kui torm tuleb või hunt tuleb. Mis saab nende 3 majast. Aga siis on veel üks kiht ja võib-olla see on isegi olulisem rääkida, et kui me vaatame seda 3. sulast, siis miks ta mattis selle talendi maha? Ja ta ise annab selle vastuse. Ma tundsin sind.
sa oled kõva inimene, sa oled karm inimene ja ma kartsin. Tema kujutuspilt lihtsalt sellest isandast oli nii vale. Ta arvas, et ta on koguja, kohtumõistja ja keegi, kellele sina pead saavutama, et näidata, et ta oleks rahul sinuga. Et sa näitaksid vähemalt, et ta oleks rahul. Näed, olin kohal, tegin. Sinu nimel tegin seda, teist ja kolmandat. Ma tegin kõik ära su nimel. Ja sa lausa ütled mulle, et sa ei tunne mind. Mõtle sellele. Ja siin tuleb midagi, mis meid kõiki võib-olla, kes me tegutseme nähtavalt kohal, teenime kaasa, avalik teenimine, või mis iganes. Kui minu suhe Jumalaga hakkab põhinema minu saavutusel, siis ma paratamatult hakkan kõiki teisi mõõtma ka selle mõõdupuu järgi. See kannatamatus, mida ma tunnen enda saavutuste suhtes, et ma ei ole veel piisavalt saavutanud, kandub üle ka kõigile teistele, kellega koos ma teenin. Et kui ma olen väärtuslik ainult siis, kui ma kiiresti ja efektiivselt ja hästi teen, siis ma alateadlikult tahan, et kõik, kes on mu kõrvalt, oleks täpselt samasugused. Mis juhtub aeglase kolleegiga? Närvi ajab. See on nii aeglane. Vähem andekas pereliige on pettumus. Tema läks meil aia taha. Kogudus, mis ei kasva sama kiiresti kui Toompea kirik, muutub, see oli näide lihtsalt, muutub ebaõnnestumiseks. Miks meie nii kiiresti ei kasva? Mis sellel Eelimil viga on? See on näide ainult. Püüdke järgi jõuda. Nii et saavutus, mis peaks tegelikult olema tänulikkuse vili. Aitäh Jumal sulle, et sa oled meile andnud need viljad. See muutub tegelikult hoopis mõõdupuuks. Tänulikkuse viljast saab mõõdupuu. Ja siis me hakkame niimoodi hindama inimesi, aga see näide 3. sulasest tuleb välja ka Jumalat. See on niisugune peegelpilt 3. sulasest. Hirm isanda ees, väljendus tegevusetuses. Aga meil sageli väljendub see teises vormis. Pidev kontroll, ärritumine, kannatamatus nende suhtes, kes ei liigu meie tempos. Läheb. Raili, kiiremini. Ei ole õiged jalanud, pole hullu, saame hakkama. See tegelikult oli armas tunnistus. Küsimus, mis siin meie ees seisab, tegelikult on lihtne, aga sügav. Kas minu ustavus tegelikult sõltub sellest, kas keegi näeb? Aplodeerib, inspireerib, motiveerib. Kas ma olen sama hoolas? Kas ma olen truu? Kas ma olen sama kannatlik, kui keegi ei jälgi mind, keegi ei anna mulle selle eest tagasisidet ega tunnustust? Iseloom kasvab üksinduses. Ja see on ainus, mis peab vastu selle päevani, kuni siis lõpuks valgus süttib. Mulle meeldib veel mõelda nii, et iseloom, vaadake, potentsiaal on nagu talent, kõik on saanud, kõigil on potentsiaal millekski. Aga ühe hea potentsiaali saab üks halb iseloom küll ära rikkuda. Oi on andekas, kuldsete kätega mees. Viinanina. On ju, räägitakse tavast, et jube head käed on, aga tööle ei jõua. 2 nädalat on tööl, 2 on puudu. See on nagu vahel, või see on see graafikuga tööl. 2 tööl, 2 vaba. Iseloom ehitatakse üksilduses. Liigume siit edasi.
see sõna, mis mind väga huvitas, on pisku. Pisku. Sa oled pisku üle olnud ustav. Aga mõtle korraks, mille kohta seda öeldi. Veel, mind väga intrigeerib. Pisku, siin räägitakse talendist. Uues testamendis jätkuvalt talent on väga suur mõõtühik, hõbeda mõõtühik. 26 kuni 36 kilogrammi hõbedat, kuskil seal. Väidetavalt 16 kuni 20 aasta palk on üks talent. Nii, kui 5 tükki korrutage, see on põlvkondade ülene jõukus, mis anti kellelegi valitseda. 5 talenti, ilmselge varandus. Ja tema nimetab siin tekstis, ja see on väga sihilikult nimetatud, seda piskuks. Kui mina olen lugenud seda teksti varem, siis mina vaatasin teksti teistmoodi. Ma vaatasin, et see, kes sai 1 talendi, tema sai pisut. See, kes sai 5, sai palju. Tekst ei räägi sellest. Tekst ütleb väga lihtsalt, kes sai 2 ja kes sai 5, mõlemad olid pisku üle ustavad. Mis see pisku on? Üks on selge. Siin ei liialdata ega alahinnata. Siin pannakse üks perspektiiv paika. Vaadake, kõik, mis meil täna praegusel ajal on, selles ihus, selles ajas, selles eluetapis, see, mis sulle on usaldatud praegu, olgu see nii tohutu, kui eales sulle tunduks, on Jumala silmis pisku see võrreldes sellega, mis tuleb. Ma panen sind palju üle valitsema. Pisku on praegu. See on ajaline mõõde. Sa olid selles pisku ajas ustav. Aeg ise, milles me praegu elame, ongi pisku. Ja minu jaoks muutis see kõik. Minu jaoks muutus vaatenurk, kuidas ma seda elu näen siis. Et kui mina vaatan oma karjääri, vaatan oma tervist, vaatan oma perekonda, oma kogudust, ma vaatan seda kõike kui lõpliku mõõdupuuna. Selles kõiges siin tuleb edukas olla. Siis ja kui selle järgi ka hinnatakse meid, kui edukad me selles olime ja mind, siis ma tajun iseendale, et ma kannan liiga suurt koormat. See on liiga palju. Ma nõuan selle pisku ajastult liiga palju, mida pole mulle loodud üldse kandma. Aga kui ma vaatan seda piskut, ma vaatan seda nii, et see on tõsine asi, see on tähtis asi, kallid, mis me teeme. See oli oluline asi, et sa tulid eile kaasa käsmu. Et sa oled kaasas selle kogudusega, täiega. Mitte natukene, mitte siis, kui sul aega on, vaid me teemegi seda täiega, siis igal juhul see on ettevalmistus millekski, mis on tulemas. Millekski palju suuremaks. Mina väidan, et me ei muutu hooletuks sellest. Vastupidi, me hakkame olema tähelepanelikumad selle suhtes, mida me teeme. Sest kui me kohtleme väikest tähelepanelikult, näitab see, kuidas me hakkame suurt tähelepanelikult või kohtlema suurt. Ja see on aukartuse koht, mida me tähtsaks peame elus. Aukartus selles pisku ees. Isegi kui see on väike, tavaline, korduv, pühapäev nagu tänagi. Võib-olla on nähtamatu osa elust, millega sa tegeled. Siis on üks päev, kus see saab kõik nähtavaks. Mind kannustab see tõsiselt võtma seda, mida me täna eelimis teeme. Aga mida ma oma elus teen? Mida ma oma eluga peale hakkan? See ei tee ju tänast ebaoluliseks, et me elame pisku ajal.
See teeb tähendusrikkaks. Ma saan aru, miks me seda teeme. Ma saan aru, miks me peame oma talentidega kauplema. See ei ole lõpp-punkt, see on algus. Ma olen ühe teekonna alguses. Heebrea mõtleviisis teereh, teekond. Ma olen teekonnal. Mõtle näiteks ühele näitele, et kui sa tead, et keegi sind vaatab tänasel koosolekul, jälgib. Ja see jälgimine määrab, kas sulle usaldatakse midagi suuremat veel. Kas sa ei valmistuks selleks nagu natukene teistmoodi? Mitte hirmuga, vaid võtaksid tõsiselt seda asja ja sa oleksid tähelepanelikum. Nii on ka tegelikult ju meie eluga praegu, et see ei olegi lõplik hindamine. Ma ütleks, et see on treeningala, kus me õpime seda osaduse keelt Jumalaga, mida me hakkame ühel hetkel palju suuremal skaalal praktiseerima. Nii et küsimus, mis ma siin esitasin, on see, et kas ma elan täna lõpliku mõõdupuu järgi seda elu. Kas ma nõuan praeguselt ajalt rohkem, kui see peakski mulle andma täielikku täitumist või täitumust, täielikku õpetust, täielikku selgust. Paulus räägib, see pole täielik, see on poolik. Või ma tunnistan aukartuses Jumala ees, et Jumal, see piskuaeg, mis see praegu siin maa peal on, ma tahan olla ustav selles. Ma tahan tegelikult olla ustav, Jumal, selles, kus sa mind praegu pannud oled. Ja nüüd me jõuame osadusse, me jõuame sinna, et mille jaoks see kõik on ja see ei ole tasu jaoks. See ei ole selle jaoks, et saada kätte see 10 või 5 või rohkem, see ei ole selle jaoks. Kuhu see tee viib? Kuhu see tee viib? Mille poole sulane tegelikult liigub? Vaatame korraks veel neid isanda sõnu. Mine oma isanda rõõmusse. Või teine tõlge, rõõmupeole. Mitte mine oma isanda vara aita, võta sealt kamalaga palju jaksad, vaid mine saa kätte oma tasu, seda ka ei öelda, vaid mine rõõmusse. Ja rõõmusse minemine, see on nagu suhtesse minemine, osadusse minemine. Ja siin ei räägida ärilist keelt, kuigi talendi lugu on suures osas majanduslik keel. Jõuame me millegi pärast lõpus hoopis teise keelde ja see on osaduse keel. See ei ole tehingu keel, vahetame nüüd kaupa, vaid see on osaduse keel ja siin peitub midagi väga sügavat, mida koguduses väga sageli vääriti mõistetakse ja eriti ta hiilib vaimuliku ellu sisse niimoodi vaikselt nagu vingu gaas. Me hakkame Jumalat nägema läbi hirmu ja seaduse. Nagu tegemist oleks arvepidamisega, kus mina pean kokku koguma kõik oma õigesti käitumise teod, et lõpuks siis ometi tasu saada. Ja see on täpselt selle 3. sulase viga. Ma tundsin sind. Sa oled kõva inimene, sa oled karm tööandja. Ja ma kartsin ja ma läksin ja peitsin selle talendimaa sisse. Aga vaata nüüd esimese 2 ja 3. sulase vahet. 2 esimest ei tegutsenud hirmust. Millest nemad tegutsesid? Usaldusest. Neil oli osadus selle isanda vastu. Neil oli osadus temaga. Nende töö ei olnud tasu teenimine. Nende töö oli osaduse väljendamine. Et sa oma eluga ja tööga ja annete ja andidega väljendad seda osadust, mis sul on Jumala isaga. Ja see on muideks olemas enne lõppu. See on käes, see on antud. Ja minu meelest see on midagi, mis peaks ütlema, et hirm ütleb, et ma pean tegutsema piisavalt, et Jumal mind aktsepteeriks.
et ometigi meeldida oma Jumalale lõpuks. Ja osadus ütleb seda, et aga ma olen vastu võetud. Ma olen aktsepteeritud ja sellepärast, mida ma teen rõõmuga. Ma ei taha hirmuga teenida oma Jumalat. Ma tahan rõõmuga teenida Jumalat. See on juba eelmaitse sellest, mida Jeesus ütleb, tere tulemast minu rõõmupeole. Piibel räägib sellest ka mujal nii selgelt, ta ütleb, et Peetrus ütleb, et igaüks teenigu sellega, mis ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Pane tähele, siin ei öelda, siin on, et hea armu majapidaja, mitte kohtu ees seisev süüdistatav. Kogu Jumala sõnum, Jeesuse sõnum, evangeeliumi sõnum on armu sõnum, mitte hirmu sõnum. Ja see puudutab ka meie kogudust. See ei puuduta ainult sind üksikisikuliselt, see puudutab kogu kogudus, kes elab hirmust ebaõnnestuda, kes mõõdab ennast vastu teisi kasvuprogrammide, edu, pastorite, mille iganes järgi, on kogudus, kes on tegelikult kaotanud arusaama talendi loost. Aga kogudus, kes otsib seda tõelist osadust oma Jumalaga, see kogudus muutub vaimu tööriistaks. Sest tema tegevus ei tule tema hirmust, vaid armastusest, mis tal on juba antud. Tal juba on see armastuse and. Mõtle korraks Luuka 15 ära kadunud poja loole. Selle sama tähendamissõnaga võrreldes, siis vanem poeg ju töötas kodus isa juures, aga tema töö oli talle koorem, mitte rõõm. Miks? Sest ta ei mõistnud, et ta on juba isa juures. Tal on juba osadus temaga, ta on juba pärija. Sa oled ju alati minu juures olnud ja kõik, mis on minu, on sinu. See ongi Matteuse evangeeliumi sulase sõnum, mitte tasu väljaspool suhet. Sügav suhe, osadus, see on juba olemas, see on juba täna olemas. Kas ma ihaldan Jumala heaks kiitu kui saavutust? Saaks suurema võidmise, saaks teenida võimsamalt. Ühel päeval või kuidas ma pean seda välja teenima? Kiriku ajalugu tundes, vaadake, inimesed on teinud erakordseid rumalusi selle nimel, et saavutada Jumala heakskiit. Või kas ma näen seda hoopis suhet? Ja mina pean lihtsalt usaldusega välja elama selle. Tuleme lõpuks siia tagasi tooli juurde. 3 sulast said kõik erineva koguse. 2 kasutasid seda täies mahus, täie poweri, rõõmuga, teadmises, et see ei ole nende oma. Said vabalt tegutseda, olid rõõmsad. Ja 3. mattis hirmu tõttu maha, sest oli valesti mõistnud, kes isand tegelikult on. Ja isand ei öelnud kummalegi ustavale sulasele, tubli, sa tootsid rohkem. Hea produktiivsus. Ta ei öelnud, et sinul oli rohkem, sa said rohkem, ta ütles mõlemale täpselt ühte asja. Sa oled pisku üle olnud ustav. See on täna hommikul meile oluline sõna, kallis kogudus. Jumal ei kutsu sind üles võimalikult suurimat tulemust tegema. Ta kutsub sind ustav olema. Sellega, mis sul praegu on. Sellel ajal, mis praegu on. Meie olukorras. Sellega, mis sul on usaldatud. Mitte meie anded. Ustavus, ustavus, ustavus.
Praegu ei loe mitte talendid, vaid loeb see, kuidas ma kohtlen seda, mis mulle on antud. Teades, et see ei ole minu oma. See on mulle antud. Vaikuses, seal, kus keegi ei näe. Mõistes, et see kõik on pisku, see aeg on pisku selle kõrval, mis Jumal on valmistamas neile, kes teda armastavad, kes lõpuni ustavaks jäävad. Ustavaks. Mitte hirmust, ei, vaid osadusest. Issand tuleb tagasi. Ja küsimus ei olegi, kallis kogudus, kui palju meil on. Küsimus on selles, ainult selles, kui palju sa oled selle pisku üle ustav olnud. Mine oma issanda rõõmusse. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Halleluja. Isa, me täname sind selle eest, et ei ole suurem koorem, kui peame kandma. Vaid sa ütled, et tulge osadusse minuga, tulge ja jääge sellesse osadusse, kalli püha vaimuga. Olge ja jääge sellesse osadusse. Isa, ma tänan sind selle eest, et sa äratad oma kogudust täna selleks, et see maailm, mis on täis pimedust, hirmu, häbi, võiks kogeda valgust, mis teeb vabaks, mis teeb julgeks, mis teeb rõõmsaks. Vastupidine sellele maailmale. Me ei ehita fassaade, vaid maju. Me oleme need, kes ehitame jäädavat kuningriiki. Jah, juba maa peal. Jah, juba siin. Osaduses oma Jumalaga. Jumal, ma tänan sind Eelimi koguduse eest. Ma tänan iga kõrva eest, kes on seda sõna kuulnud, aga kes on ka selle vastu võtnud. Kes on valmis täna ka korrigeerima oma elus. Võtma üles maast maha maetud ande, aga Jumal, korrigeerima, mida? Tulema tagasi sinu juurde, ütlema, ma olen kadunud poeg. Jumal, olgu täna see sõna avatud kõigile kadunud poegadele ja tütardele, kes on näinud Jumalat kui hirmutavat, kui seaduse käsunõudjat, mitte kedagi, kes on ohverdanud oma ainusündinud poja, Jeesuse Kristuse, et sa võiks kogeda juba täna seda vabadust, vabastavat väge, süüst ja häbist, mis on nii rasked ja koormavad. Jumal, ma tänan sind selle eest, et sinu kogudus on midagi, mis annab muutva väe, et me saame seista selles Tatari tänava punktis siin, olla valguseks, olla kui majakas selles maailmas. Mitte passiivne ega agressiivne, vaid rõõmu vahendaja, tõelise vabaduse vahendaja, kellegi vahendaja, kes ütleb, see on lõpetatud, sina ei pea enam, nüüd mina. Andke minu peale kõik oma koormad. Las mina kannan neid, ütleb Kristus ise. Issand, vabasta täna oma kogudus üleliigsest koormast, selle ees, et me oleme saavutuse vajaduse ees või et me peame olema tublid, vaid Jumal, et me saaks tulla taas osadusse sinuga, kallis püha vaim. Me igatseme täna siin paigas su püha vaimu välja valamist. Me igatseme su vaimu puudutust, et meie vaim oleks elav. Ja me tunneme, Jumal, mitte ainult oma südames, vaid kogu oma eluga, eeskujude ja kõigega, et Jumal, midagi on muutunud. Põlvkondade needus on ära tõstetud. Vabastus orjusest, vabadus igasugusest kitsikusest, mis nõuab, võtab sult jõu olla see julge, kelleks Jumal on sind loonud. Ta on öelnud, ma tahan, et sa oled sõnaosav, ma tahan, et sa räägid, ma tahan, et sa kuulutad ustavalt, ma tahan, et sa käid ringi ja ei ole nagu halli hiireke, vaid sa räägid julgelt minu sõna. Olgu tõstetud see katus praegu kellegi pealt, et sa oleks vaba väljendama seda, kuidas Jumal tahab. Ma kogen, et see on kellegi peale justkui pandud. Täna ei ole küsimus, keda süüdistada, vaid me teame, kes on vabastaja, me teame, kes teeb meid vabaks. Sest kui poeg teeb vabaks, oled sa tõeliselt vaba. Sa koged seda oma vaimus, aga sa koged seda ka oma ihus. Ja täna siin kojas ei ole küsimus ainult, mida sa oma vaimus tunned, vaid kas sa ka oma suuga tunnistad, et tema on su issand.
Sest kui su suu on kinni, siis see, mis su südames on, ei tule esile. Nii et kui rõõm on sinu südames, siis ava oma suu ülistuseks ja tänuks. Ära hoia kinni seda vagaduse ega eestlaseks olemise all, vaid ütle, mina olen vaba, sest Kristus on mind vabaks teinud. Ma tänan sind, Jumal, selle naise eest, kes on küll õendushaiglas, jalad on alt ära läinud. Tal on vähk. Jumal, mina tänan sind, et sina annad alati julgustava sõna. Keset pimedust ja keset tormi oled sina, Jumal, kohal ja ütled, pane oma lootus minu peale. Aga Jumal, aga mul on see, aga Jumal, mul on see häda, aga Jumal, mul on veel see. Ja siis isa ütleb uuesti, palun looda minu peale kõigest oma südamest, kõigest oma hingest. Pane oma lootus minu peale. Aga Elari, mu poegadel on selline häda ja mu poeg on selline, sa ütled praegu. Ma ütlen sulle sama sõna, pane oma lootus Jumala peale. Sa oled enda oma tõeks pidamist ja oma proovinud igasuguseid asju. See on läbi kukkunud ja pole ime, sest see on sinu jõud. Nüüd hakka kasutama seda jõudu, mis tuleb Jumala käest sinu üle. Ütle, et võtan vastu püha vaimu, võtan vastu püha vaimu. Las tuleb nüüd tarkuse sõna ülevalt. Tõeline põhjanael hakaku paistma minu elus nüüd. Isa, ma tänan, et ka minu pojad Daniel ja Naatan, kes ütlevad, et kogenud haigust, ma loodan sinu sõna peale, mis ütleb, Jeesuse verimete läbi on tervis tulnud nende üle nüüd. Jumal, ma tänan sind, et kõik need vähihaiged, kes praegu on meie ümber, see on üks needuse aeg. Aga meie ei taandu, meie ei muutu nõrgaks, meie võtame Jumala sõna aluseks ja ütleme, see sõna on kehtiv algusest lõpuni ja veel ei ole lõpp käes. Veel ei ole lõpp käes, veel on aega, armu aega, kuulutada armu evangeelium Jeesusest Kristusest kõigile rahvastele, aga meie rahvas on siin. Ja me kuulutame seda igaühe üle, kes on täna uskunud valesti Jumala kohta, et tema on karm, tema on nõudja, siis tema esimene keel on valguse keel. Ta toob valguse sinna, kus oli pimedus. Ja sina saad täna tõe sisse minna uuesti. Kui sa oled valet uskunud, siis sa lähed täna tõe sisse. Ja ma kuulutan juba prohvetlikult, aga siis sa saad ka needusest vabaks. Sest seal, kus on Jumala vaimu vägi, seal on vabadus. Ja see vabadus ei ole ainult sisemine, see on ka väline. Me kogeme seda oma vihus ka. Sina saad hüpata nagu priikoguduse 80-aastane mammi, sina saad rõõmustada oma suuga. Sina ei pea siin olema nagu tumm, sest sa oled kuuljaks tehtud ja rääkijaks tehtud pühavaimu kaudu. Ära hoia tagasi seda, mida Jumal tahab sinust välja tuua. Ütle, mina ei pane enam vastu. Mina ei pane enam vastu, mina avan oma südame, kallis püha vaim täna sulle. Siin paigas ja täna. Siin paigas ja täna murdekoht. Aitab sellest tagasi hoidmisest, aitab sellest tagasi viimisest. Mina tahan minna edasi. Paulus ütleb nii ilusti sulle täna, ma ei vaata enam tagasi. Ma ei vaata enam, mis oli. See on möödas. Ma vaatan, mis on ees. See pisku aeg saab läbi, kallis. See aeg, kui kõik tundub nii väike, aga see on tähtis praegu, ütleb püha vaim sulle. See on tähtis, et sa oled ustav selles. Et ta saaks panna sind palju üle. Olgu see sõna täna kellelegi, kes vaatab, küsib. Aga Elari, mul ei ole andi antud. Ma ütlen sulle, et see on vale. Sa oled eksituses sees, sulle on antud nagu kõigile on antud, sul on see. See on saatana vale. Jumala tõde ütleb, sulle on ja mine kauple. Aga kasvata oma iseloomu vaikuses. Isa, ma tänan sind selle kohalolu eest ja sinu vaimu puudutuse eest, sinu armastuse eest selle koguduse vastu. Selle 7 tee eest, mis tuleb siia kotta. Issand, me oleme igatsenud ja ootame jätkuvalt. Et see on koda, mis on täis inimesi, kes vajavad armu peale.
Kõik, kes on pettunud Jumalast, tulevad siia ja saavad vabaks. Saavad vabaks pettumusest, nende hinge päästetakse. Ma tänan Jumal sind selle eest. Me seisame täna su sõna peal ja ütleme iga sinu sõna kohta ja tõotuse kohta Jumal, mis sa oled andnud, jah ja aamen. Ja nüüd ülistame.